Head autojuhid, nagu igal nädalal räägime ka täna ohutust liiklemisest talvisel perioodil. Kerli, ma saan aru, et sinu tänane lugu on ohtlikest manöövritest või siis manöövrite ohtlikkusest. Tere, just nii, olgu selleks siis kurvi läbimine, möödasõit või mõni muu liigutus. Manöövrite ohtlikkust ei tasu alahinnata, sest võimalikud juhtimisvead nende sooritamisel või oludega mittearvestamine võivad tuua kaasa väga raskeid liiklusõnnetusi. Võtame näiteks sellise pealtnäha lihtsa manöövri nagu kurvi sõitmine. Alarmsõidukijuhtide koolitaja Allan Annus paneb mind väga lihtsasse situatsiooni. Koonustest on libeda platsile tehtud kurv ja mina pean seda läbima kõigepealt kiirusel 50 km tunnis ja siis 30 km tunnis. Tundub lihtne. Nii, kurvi katse. Nii, 50 km tunnis. Teine käik, kiirenda, kolmas käik. Keera, ära keera rohkem. Kõik. No nii, no sa ei taha mõttest ära olla, väga hea. Täiesti juhitamatu. Siin on tähtis see, et rooli vähe keerata. Kui sa üle keerad, siis see auto kaotab meil niikuinii juhitamise. Me ei provotseerinud rooli keeramisega ega millegi muuga, vaid lihtsalt lasime autot läbisõitu kurvist. Aga kuna selle kurvi jaoks oli see kiirus suur, siis lõpp, nagu sa nägid, oli see, et reaalses elus me oleks olnud sügaval vastassuunas või veel hullem teelt väljas. Järgmisena tegime sama asja aeglasemalt ehk kiirusel 30 km tunnis. Ilusti, täiesti ilusti. Auto on juhitav. Järelikult, kui tuleb kurv, sõbrad, siis võtke jaaga kiirust maha, ma ütlen teile. Kuidas sa ise seda kurvi sõitu kommenteerida? Ma pean sulle ausalt tunnistama, et tegelikult kui auto kaotas nii-öelda juhitavuse, mul ei olnud mitte mingit kontrolli selle auto üle. Ta lihtsalt ise läks ja ma ei saanud mitte midagi teha. Keera, rooli või ära keera, mitte midagi ei mõjunud. Ja madalamal kiirusel oli see, et kontroll oli minu käes. Ma läbisin täpselt selle kurvi nii nagu peab, ma jäin oma ritta, ma jõudsin sinna, kuhu ma jõuda tahtsin. Mingit probleemi ei olnud ja kõik oli väga turvaline. Ja ma panin tähele seda, et kui ükskõik millisel harjutusel mul kontroll auto üle ära kadus, siis ma kaotasin tegelikult pea. Ma ei saanud üldse aru, kuhu ta läheb, miks ta läheb ja mida ta teeb. Ja ma ei suutnud kaasa mõelda, mida ma ise peaks tegema edasi. Aga miks juhid satuvad kurvi sõites ohtlikku olukorda, kus enamik meist ei suuda mõelda, mida teha edasi ja kuidas olukorda päästa? Kurvi sõidul tehakse põhimõtteliselt 3 viga. Liiga kiiresti sõidetakse kurvi sisse, kurvi kiirus on suur, kurvi pidurdatakse sisse ja kurvis keeratakse rooli palju. Ja kui nüüd mõelda seda, et mida siit parandada saab, siis nii kurb, kui see ei ole, kui juht on sõitnud vale kiirusega kurvi sisse, siis sealt enam midagi teha ei saa. Tuleb loota ainult, et tagajärjed oleks kergemad ja neid püüda leevendada. Kui juht pidurdab kurvi väga jõuliselt, kurvi pidurdamine on sõiduviga üldiselt, aga ikkagi võib elus ka olukordi tulla, kus on vaja kurvi pidurdada. Aga kui seda nüüd ei ole vaja teha, aga me ikkagi pidurdame, siis pigem tuleks pidurit järgi lasta. Nii huvitav, kui see ka ei ole, siis ka tänapäevane selline ABS-idega auto võib-olla võib nõuda kurvis piduri järgi laskmist. Rooli keeramine. Väga levinud sõiduviga on see, et kui kurv keerab näiteks vasakule, siis keeratakse väga palju rooli sinna vasakule. Auto hakkab otse liikuma, füüsika lükkab seda autot teelt välja otse ja juhid teevad nüüd ühe veel järgmise vea, ehk siis hakkavad veel rohkem sisse keerama. Ehk siis seda tuleks korrigeerida selliselt, et rooli hakatakse hoopis kurvist välja keerama. Teoreetiliselt see kõik toimib, praktilises elus seda teha on väga raske. Kuidas siis valida õige kiirus, et kurvi läbimine oleks ohutu? Isegi seadusesse on kirjutatud üks väga hea lihtne lause, mille peale autojuhid üldiselt ei tule. Tuleb hinnata tee, katet, oma sõidukit tuleb hinnata, ennast juhina tuleb hinnata ja vastavalt sellele valida selline sõidukiirus sirge peal, kurvis, tõusul, langusel, et selle osa peal teest, mida ma näen, ma suudan oma auto peatada. Nii lihtne on. Üks ohtlikumaid manöövreid on möödasõit, mis sisuliselt pole ju ei midagi muud kui 2 kurvi sooritamine.
Millega tuleb arvestada möödasõidul, kui on lumevaalud? Lumevaalud on üks ülimalt ohtlik nähtus. Isegi tänapäevastele autodele, mis on siis täis elektroonikat ja mis aitavad siis selliseid juhtimisanomaaliaid korrigeerida. Ja mis juhtub? Juhtub see, et kui sõidetakse lumevaalu, siis tekib mingi ratta peal tugev pidurdus. Selle peale reageerib elektroonika. Elektroonika on ehitatud selliselt, et terve sõiduk pidurdab. See on puhtalt seotud ohutusega. See tähendab seda, et te olete keset vastassuunda, teil ei ole kiirendust, et mööda sõita ja te ei saa ka tagasi tulla. Nii et alati tuleb väga tõsiselt mõelda enne manöövrit läbi lumevaalu. Selleks tuleb kõvasti aega võtta, võimalikult vähene lumi, et oleks ja mitte tugeva veoga sealt läbi sõita. Sest nii kui üks ratas hakkab kas või läbi vedama, toimub kohe maha pidurdamine ja teie sõiduki juhtimine on häiritud. Nii et pigem mitte selliste sügavate vaaludega siis möödasõitu üldse teha. Need on ohtlikud ka tänapäevastel autodel. Kindlasti ei tasu mõelda ka seda, et vingete talverehvide puhul eelmainitud hoiatused ei kehti. Kui nüüd vaadata liiklusõnnetusi, eriti neid, mis on juhtunud talvel ja libedaga, siis tegelikult on asi ju selline, et suurem osa nendest õnnetustest on juhtunud sõidukitega, millel on all korralikud nõuetele vastavad talverehvid. Aastas on ainult 1-2 hukkunuga liiklusõnnetust, mis juhtusid libeda teega ja mille puhul võib öelda, et kui autol oleksid all olnud korralikud rehvid või paremad rehvid, siis oleks selle õnnetuse tagajärjed ehk olnud väiksemad või leebemad. See tähendab seda, et me ei saa talvel sõites loota ainult rehvile. Me peame ka ise ennast muutma, oma juhtimisstiili muutma, võtma rahulikumalt, sõitma aeglasemalt, kui vaja on, hoidma suuremat pikivahet ja olema ettevaatlikud. Väga oluline on siin ka ühiskonna suhtumine. Kui kihutamist ja ohtlikke manöövreid hakatakse taunima, muutub ka liiklus sujuvamaks ja ohutumaks. Seega näidake head eeskuju ja head teed!